Mis see kell on? Kurat, ei saa rahu nendest kukkidest. Igaks juhuks seletame ära, mis asi Ask FM on. No, seleta. Ask FM põhimõtteliselt nagu nimi ütlebki, sa saad inimestelt küsida küsimusi anonüümselt või siis paned enda nagu sinna selle kontoga, kes saates, on ju. Tihtipeale alati ei olnud need ka küsimused, aga räägime Ask FM-is. Kas sul oli Ask FM? Ma vahepeal kuradi Ask FM-is, ma olen vist mingi 2 küsimust, aga ma mäletan seda teemat Facebookis käis ringi, oli see faktivärk. Kirjuta siia komment alla ja siis ma panen fakti su seinale. Ja kuna mina olen väga originaalne inimene, eks ju, siis ma olin nagu, et et ei, et mis iga fakt, et sa oled tore. Ei, ma panin looma seksi faktid, panin iga ühele, panin seina peale. Ja siis ma mäletan, ma panin, see on jällegi kõige siuke embarrassing asjad elus. Panin ema mingi töösõbrannale, et delfiinid kasutavad väikseid kalu, et masturbeerida. Vahepeal ta ikka kirjutab mulle, et selles suhtes ma olen väga huvitav, et me oleme siin sõpradeks jäänud peale seda, aga see oli siuke väga rahva, aga no muidu üldse, mulle oli vaata, ma mõtlesin, et see on igav muidu, eks ju. No palju see kirjutas, ma vaatasin, kui inimesed olid seda fakti asja teinud, siis nad kirjutavad alati seinale, et türa, et sa oled kõva vend, sa oled tore, super. Kõik kirjutab täpselt sama asja, siis ma mõtlesingi, et alguses ma saingi aru, et päris fakte peab panema, et sa panedki mingi lõbusa fakti seina peale. Küll võib-olla loomade seksifaktid, võib-olla nagu sellega natukene oli boundaries crossed, aga otherwise, minu arvates oli väga õilas idee. Ja nüüd mul tuli ka meelde, mis ma Ask FM-is küsisin ühe proua käest, ma küsisin, et kui suured su tissid on, anonüümselt seekord, vot. Õnneks mul on vaata ilmises korras need laugh trackid olemas, vaata. ma siin taustal, ma veits zone out isin, sest et ma sain oma Ask FM-i sisse kuidagi. Ja mu Ask FM-i nimi on Seksi abi. Okei, see on juba hea. Exploorime siis seksi abi, ehk siis Jürgeni vanad fucking Aski kontod. Millegipärast, ma ei tea, miks ta ütleb niimoodi, et näiteks viimane küsimus oli see, et keegi oli mult küsinud, millises kraavis magavad ilvesed, kas oled kohanud mõnda? Ja ma olen lihtsalt nagu punkti pannud, mitte midagi. Ja ta ütleb, et see postitus oli üle 1 aasta tagasi. Mul korraks süda kukkus ja ma arvasin, mida vittu, kas keegi eelmine aasta nagu postitas neid asju, aga I guess nagu Ask FM-i lähe rohkem tagasi kui 1 aasta. Ask FM-iga oli see, et sul olid Aski kuulsused, mis on kõige fucking piinlikum asi üldse. Ma ei tea, kas sina nagu puutusid sellega kokku, aga ma mäletan meil küll kooli ajal, kui Ask FM ikka suur asi oli, siis kõik rääkis, Aski kuulus Carlos ja Carmen ja ma olen mingi, juba siis mõtlesin nagu, what the fuck, nagu, mis sa oled nagu Aski kuulsus, inimesed reaalselt referivad sinusse kui, see on see Aski kuulus. Aga mis sa selle cloutiga teed, on minu küsimus nagu, et see ma ei tea, inimesed, what the see, mis influencer sa oled, inimesed küsivad sealt küsimusi ja see ei ole isegi nagu see, et nagu, Twitteris, ma ei tea, sa paned mingi funny comeback või mingi funny content või et sa postitad nagu enda kontol funny contenti, siin on lihtsalt sa toetud nagu selle peale, et inimesed küsivad sealt küsimusi. Mulle meeldib, et minu bio minust love everything, everybody, every day. Ja siis viimasena, don't do drugs, do weed. Fucking eepiline tüüd. Oota, aga seksi abi, kus see tuleb? Kas see on siuke Crazy Radio meem? See oli Crazy Radio, jah. Crazy Radiost oli seksi abi. Oh my god! Mul on küsimusi tulnud just minut tagasi. You received the question. No, kas sa oled reptiil, vabamüürlane, juut, pagulane, naine, homoseksuaal, vaestuskannataja, töötu, koroonas, puudega, purjus või kodus? What the fuck? Timo küsis. Ma ei tea. Veel üks küsimus. Oota, see on mingi spämm juba. See on Ask FM ise viskab mingi asja ette, et ma tunneksin, et I'm important. Ja. Üks meist, Siis, nagu ma räägin, mina ainult küsisin, mis su selle rinnakorvi suurus oli ja keegi ei vastanud mulle, mitu korda küsisin, täiesti putsis. Sa oled nagu väike perv.
kuule, kui suured tissid seal on. No aga see oli adekvaatne küsimus. Meil oli sõbraga bet käimas, et kellel on koolis kõige suuremad tissid. Nii, ja siis selle jaoks mul oli vaja teada täpseid numbreid, aga kumbki nendest ei vastanud. Seal oli 2 inimest, kes oleks potentsiaalselt selle tiitli saanud ja kumbki neist ei vastanud. Et siis selles suhtes, et seal on nüüd võimalus, et ühel oli push-up pro, vaata, ja siis ta nagu, see on nagu doping. See on nagu võistluses, eks ju, sa keerasid perse, sellepärast, et see ei ole nagu real thing. No. Aga no ma ei tea, no. Nüüd ega me kunagi ei saa teada, kelle suuremad tissid seal olid. No. Nii, oota, oh my god, mul on nii häbi. 60% naistest kuulajad, nagu näha, teen ainult nendele contenti. Minult on küsitud, mis kõigil pagulaste vastu on? Mina vastan. Oh my god. No. Rohkem neegreid, vähem venelasi. Kui mingid mongoli karjad tuleks, siis hakkaks mingi usuvärk pihta niikuinii ja see on nii nõme. Religioon üldse nõme. Mine tea, äkki hakkab mingi juutide ja mongoli gängide vahel sõda või ma ei tea. What the fuck? Vaat, sa arvad, et see podcast canceldab ära. See Ask FM-i konto canceldab sind ära, sest see on väga-väga ksenofoobne praegu. Kui need mongolid sind kuuleks, siis oleks perses, noh. Selles suhtes, et ma viimane kord, ma tegin nii, et ma kustutasin oma Ask FM-i ära, aga sellega on niimoodi, et inimesed ei saa su Aski vaadata selleks momendiks, kuni sina logid uuesti sisse. Nii et praegusel hetkel, kui ma seda laivis teen, siis mu Ask on live, aga peale seda ma panen seda kohe kinni, muidu ma tühistatakse kohe ära. Vaatan, kas ma leian siit veel mingit pulli. Tira, mul on mingi tatika selfid siin ka, issand jumal. Ai, kui halb. Oh. No vähemalt sul oli, vaata, noh, minul ei olnud isegi Ask FM-i, sul oli kuradi sõpru kui palju, sul oli, ma ei julgenud teha, vaata, ma kartsin, et keegi ei küsi küsimusi, aga sul on nagu lõbusaid pagulasvärki seal ja selfis ja no see kõlab hästi ju. Jah, tira, ma tahaks nii väga öelda, mis aastal ma nendele vastasin, aga millist tüdrukut sa endale tahaks? Iseloomusta. Saab naljadest aru, oskab ise ka nalja teha, ei istu telos pidevalt, ei ole tard, jutukas või siis on millest rääkida, mitte ei ole vait. Soovib midagi teha või kokku saada, praegu rohkem ei tule, kaldkriips /face. Mulle meeldib, et tüdruksõver ei tohiks olla retarded. See on siuke hästi oluline omandus, mis tüdruksõver peaks olema. Ja siis, et ta tahab asju teha. Et noh, selles suhtes see on wonderful. Mulle meeldib nagu, et sa ei taha nagu full vegetable. See on kõige tähtsam nagu. Oh my god, okei. See on natukene jah. See on natuke rahva. Mulle meeldib, et siin on mõned on nagu nii kuivad vastused, sest et ma saan aru, et mul on olnud tõenäoliselt mingi 2 inimest on pidevalt spämmanud mingite asjadega, et oled sa suhtes, ma olen mingi ei, kellega sa suhtes tahad olla, tee cute or not'i please ja mingit sükest asja ja ma olen lihtsalt mingi ja nii edasi. Aga ja ma mäletan nagu mõndade juhul nagu Ask FM nagu muutus lihtsalt mingi anonüümse inimesega nagu vestluseks ja siis sul samal ajal see oli nagu kõigile näha. Siin ma saan aru, ma mäletan, mingi neiu crushis mind ja siis ta küsis mult küsimuse ja kogu aeg proovis natuke, et noh, ma nägin siin koolis ja mingi siuke asi, vaata, ja siis ma olen mingi what the fuck, vaata, kus ja siis siuke asi on nagu laivis kõikidele näha. Äkki see ei ole neiu? I don't know, bro, Keegi aknast vaatab lihtsalt, väike Jürgen kuradi. Ma ei tea, aga oli Twink või? Kas oleks peale läinud nagu siukele vanemale audientsile? Twink. Ootas, mida? Ei, Twink, ma tean, mis tähendab, see on väga poisilik mees ja pigem siuke feministlik või? I don't know. Mitte feministlik, aga võitleb naiste õigustest. Femiilne või okei, aita mind välja lihtsalt. No mina ütleks, Twink, ta ei pea tähendama, et ta nagu on mingisugune naiselik omadus sul, aga pigem seda, et sa nagu geid tahavad nussida sinna. See on täpselt see, et keda nussida võiks. Nagu armas tüdruk on Twink mehe suhtes, ütleme niimoodi. Mina kujutsen ette, Twink on nagu see siuke, kui
sa oled nagu selle swingi partner, siis sa oled nagu talle domineeriv ja siis ta on siuke äpu ja ma ei saa, ja siis ma ei tea, ma olen sellest nii aru saanud. Googledasin korra, mis on Twink, siis siin on John Charles Edward Alder, also known as Twink, is an English drummer. Yes, okei. Oota, mina küsisin, kas oli Twink väiksena, putsi küll, kas nagu, ma mõtlen, et kas on võimalus, et see Secret Admirer'l võis olla 40 aastates täiesti võimalik, ja ei, täiesti võimalik, sest mul oli reaalselt üks siuke asi juhtus, et siis ma hakkab mingit trauma tampima lihtsalt. Ei, aga minu meelest see oli vist Askist mingi pedo hakkas mind jälgima, see oli niimoodi, et ja vist oligi Ask FM-ist algas see, et keegi oli hakanud mul küsimusi küsima ja siis oli mingi, et pane endast nagu pilt, vaata ka, ja siis ma panin mingi lambise, kus ma mingi sõbrannadega seisin ja see oli lihtsalt siuke silly goofy, haha, me with my best buds. Siis ta oli mingi, see on ilus. Mina ei tea, see on mees, ma mingi, okei, siis ta on mingi, lisa mind Skype'is, vaata. Lisasid Skype'is ja siis vaatasin, et nägin ta nime, ma mingi, see on kutt, okei, see on kutt, mida? Ja siis ta oli mingi, et viitsid, helista mulle, vaata, Skype'is. Helistasin, siis ta pani kinni, siis ta mingi, ei, tee videokõne. Mingi, miks? Ei tee, ma tahan näha sind, et kas see on ikka sina, vaata. Oh no, see on täpselt see pedofiili film. See on täpselt see, millel ta referentsisin, see sul eelmine kord Jürgen ütles, et pedofiil Martin meeldis meie ühele kuulajale väga, aga see kõlabki nagu pedofiili Martini töö praegu siin. Aga räägi edasi. See oli meil, see kõik vestlus toimus inglise keeles, on ju? Ja siis mina tahtsin nagu näha, mis nagu juhtub, sest ma olin juba nagu intrigued, oh my god, ma meeldin kellega, oota, see on mingi mees, mida, ja mulle algul ei hittinud ära, et see on nagu danger zone, on ju. Ja siis helistasin teloga, vaata, panin mingi kaamera käima, aga mul oli mingi hull ärevus ja ma mingi, mida vittu, vaata, veits mingi näitasin ennast, lehvitasin ja siis panin nagu kinni ära ja siis ta oli mingi, oh my god, oledki sina, tere, sa oled ikka nii ilus, vaata, nii ilus kutt. Siis hakkasin veits kaasa mängima, mingi, vaata, et oota, räägi endast, on ju, siis ta mingi, et ma olen 30 ja et mulle nagu meeldivad nagu mehed, aga et siis meil läks jutt kuidagi nagu porno peale, siis ta oli mingi, et ma ei tea, ma ei vaata seda gei-pornot, sest seal ei ole nagu nii noori poisse, et kõik on sellised karvased ja suured, et midagi nagu sinusugust. Ja siis ma olin mingi... kuule, ütlesin talle ka, et kuule, et veits siuke pedo jutt on. Siis ta muutus ülikaitseks, ta oli mingi, mida vittu sa ajad, et see on nagu armastus siin, et sa meeldid mulle, et ma ei taha sind, ei, mis asja, vaata, ja siis ma mingi, bro, ei, see on kahtlane värk, et see, mis sa teed, see on pedofiilia, on ju, siis ta mingi, mine vittu, on ju, ja saatis mind igale poole, ütles, et ma olen ise vihkan geisi ja hakkas nagu seda kaarti tõmbama seal, kui ma olin fucking 14 siis või 13, nagu bro, shut the fuck up, no. Aga ja siis ma vist blokkisin ta ära, eemaldasin igalt poolt, aga wow, no, issand jumal. Ei, see on full on see film lihtsalt, mis ma vaatasin pedofiilia kohta, sest neil ongi, nad hakkavad siuke vaikselt pornograafiast rääkima sinuga ja ongi, et kuule, et näita ennast. Aga see oli küll huvitav, et kuradi noorte poistega ei leia pornot, nagu kuule, seal teki halb otsi. See kõlas nagu mingi siuke extra creepy kännukukkede osa nagu. Pornosegment, pärast on kõik juba ära räägitud, siis Kiur hakkab mingi gei-pornot vaatama, et türa, oota, äkki siin on mingi eripärasid, no. Siis tuleb pedofiil Martin tuleb sisemine välja, no. Aga ei, no küll me elame, näeme. Mida teeksid 5 kilo kartulite ja 15 liitri argooniga? Ma saan aru, ma olen järjest küsimustest mööda läinud, aga mul on mingi argooniga mingi teema. 5 kilo kartuleid söödan lehmale, et ta metaani toodaks ning argooni segan bensiiniga, et saada superkütust. Ma ei tea, mis nali meil siis oli, aga see on ilmselgelt väga naljakas.
see on mingi noor teadur, sa tundub, et sa lihtsalt tahad mingisugust uus Tesla olla ja tahad kuradi argooni ära kasutada, äkki see on positiivne, sa oled äkki lollemaks jäänud, selles suhtes praegu ma ei ole üldse kuulnud, et sa argoonist räägid nagu. Ei ole küll jah, ma tõesti olen lollimaks jäänud. Kui pimedas metsas tuleks vastu paljas Oliver kirve ja noaga, mis teeksid? Oliver on meie klassikaaslane. Minu vastus. Kommenteeriksin tema väikest noksi ning jookseks metsast välja. Tema saab kurjaks ja jookseb järgi. Ma jookseks ühe talu poole, kus talle lastakse perse, sest nad arvavad, et ta on mees siga. Ta viiakse laborisse ning sealt edasi loomaaeda. Ta veedab seal 2 aastat ning vahel ma käin sealt läbi, et ta väikest noksi kommenteerida ja teda popcorniga loopida. Pärast 2 aastat läheb ta uuesti laborisse, kus avastatakse, et kui teda toita maagaasiga, saab tema super hea sõiduvahend Rotile ehk siis Timole. Argooni ja maagaasi meemdere saab 13 naerad maagaasi üle, mida vittu? Okei. No meil, ma räägin, ma küsisin ainult tisside kohta Valgas, tundub, et Sauel on ikka päris targad inimesed, täna meil ikka maagaasi mainitud kordagi. Äkki teil hakkas mingi keemia pihta vaata, siis hakkas kuradi mingisugune keemiliste elementide trall lahti nagu, sest mina küll, mul küll ühtegi argooni meemi olnud. Kahjuks nagu, meil on see mingi roleplay toimunud, nagu mul on küsitud, millal Plutolt tagasi tuled? Minu vastus. Kallis Aleks, ma kirjutan sulle Plutolt ja ma igatsen su kaisutamist. Ma arvan, et ma jõuan nii pea tagasi, nii et võid mu Opeli nii kauaks endale võtta. Võtmed on poti veekanistris, ära unusta kassitoita ja ema tuha ära visata. Palju musisi ja kallisi sulle, no homo, Jürgen. Oh my god, kui tore nagu. Ma mõtlesin, sa mingi tüdruksõber Alex. Nagu... Ei, see oli klassikaalne. Ei ole ammu näinud ka, et sa oled nagu, et võta mu Opel, baby. Võta mu Opel. Ohoh, sinu käsutuses on 100 klouni, 1 miljon eurot ja 1 pudel apelsini mahla. Su ülesandeks on rikkuda ära järgmised olümpiamängud. Mida teed? Annan klounidele pommirihmad. Lähen mängudele korraks, sest unustasin, mis teha tahtsin. Tuli meelde, lähen tagasi ja siis lasen mitu pankõhtu. Saan sitaks palju raha ning lisan selle summa oma algsele rahale ning sõidan Aafrikasse. Ma segan raha mahlaga kokku ning annan neegritele, kes on Ebolasse nakatunud. Nad saavad terveks ning muutuvad ülienergiliseks. Ma sõidan olümpiamängudele ja panen nad võistlema. Aafrika saab kõik medalid ja teised kaotavad. Olümpia rikutud küsimärk? Jaa, ma naeran nii hullusti, et mul kukub taskust mingi pult välja, mis kukub nupu poolega vastu maad ning olümpiastaadium lendab õhku, sest ma jätsin kogemata ühe pommirihma enda külge. Now that's so funny right there. That's so funny, man. No Kärnu Kuked ain't shit compared to that, ma pean ütlema. Ei saa, no. Aga nagu... Huvitav on see, eks ju, et sul oli nii palju viitsimist ikkagi, ma tunnen, vähemalt mina vaatasin, no offense nüüd jälle meie 60% kuulajatel, eks ju, aga kui naissoost isikud, neil oli mingi 2-sõnalised vastused. Mees kirjutas terve fucking eepose praegu, küll, mis võib-olla oli natukene värviliste toonidega. Aga selles suhtes, et sa proovisid ja kas see ei ole kuradi elu mõte lihtsalt proovida, noh? Jah. Ma lihtsalt igaks juhuks teistele ütlen, et see oli mina, kui ma 13 olin, vaata, et ärme siin hakka nüüd tagant järgi tühistama, et ma teen seda juba ise, mul on endal väga hävi ja naerame selle üle lihtsalt. Ja, et kui midagi, siis peab minu jutu järgi nagu meid tühistama, mitte Jürgeni 13 aasta jutu järgi. See on värske, minu teema on vana, vaata. No mul ei olnud äske femmi, ma ei saanud oma arvamusi jagada. See oleks jumala putsis, oi jumal küll. No ei, tegelikult see on ikka positiivne asi, et midagi ei olnud.